Reval Sport on reedene päev ja nagu me näete, lõbusaid nägusid, nagu ongi reede õhtuti alati inimestel. Ja meil on siin täna mitte tavapärane treeningplaanis, vaid meil on toodud Mihkel siia. Mihkel, tervitus! Tervitus, Mihkel on tegelikult tuttav mees. Juba siin vist tundis ära mind, ma usun. Aga Mihkel, sa oled väga lihtsal põhjusel siin. Su sõbrad teid su siia. Miks nad sind peavad täna siis kambaga trenni tooma, kui sa niikuinii juba käid siin varem? Ma ei tea, nad tahtsid äkki tulla koos minuga trenni. Võib-olla küll, aga... Kuulsin, et ta viimasel on natuke viilinud. Tänase õhtuga tuleb kõik tasad. Ja mina olen kuulnud ka, et Mihkli jalg ei ole veel valmis korralikuks pulmavalsiks ja me ei tulnud täna mitte Mihklile pulmavalsi õpetama, kuigi ma pean tunnistama, et üks pulm on mul ka selline olnud, kus ma olen kolmekesi pulmavalsi tantsinud. See juhtus siis, kui ma ennast pruudile raudadega käe külge panin. Siis me tegime kolmekesi pulmavalsi ka ära. Aga Mihkel, täna vaata Mihkli jalgu, näete, et nagu tikud peenikesed. Mihkel, sinu jalad vajavad ennem natukene sellist korralikku jalatrenni, nii et see sulle ikka meelde jääks. Ma tahaks kohe niimoodi teha, et see sulle meelde jääb. Ja ilma viilimata ja ma tean, Mihkel, et sa talud koormus ka, mis on nagu väga hea, sest mul on vahest siin toodud poisse, kes nagu ma saan aru, et nad ei talu lihtsalt midagi. Aga Mihkel on selles mõttes vahva poiss, et ta nokitseb siin õhtuti saalis, ma olen teda silmanurgast jälginud ja tean, et Mihkli jalad on just tema kõige problemaatilisem külg. Nii et Mihkel, me teeme enne pulmavalsi, teeme su jalad tugevaks, need peavad olema nagu tammepakud tugevad. Nii et me saadaksime Mihkli hea, ma saan aru riided vahetama tegelikult. Kui isegi fännklubi tuleb juurde, siis on meil sellest ainult rõõm. Ma saan aru, keegi veel vist ühineb või? Ja ma saan aru, et tuimestus tuleb nagu pärast peale, et selles mõttes on vist päeva ülesehitus nagu täiesti nagu loogiline. Jah, lõõgastus, just taastusvahendid õhtul tulevad peale, me seisame siin toidulisende kapi juures ka. Ma arvan, et peale seda natukene midagi tuleb siit vähe tugevamat taastust ka peale, sest Mihkel vajab ma loodetavasti narkoosi peale seda nagu. No jah, ma ilmselgelt ma pääsen sellega tänu pulmavalsist. See on nagu vabandus on olemas. Sa võtab teil liisi sülle, nii et liisi maad Liis lasib mind sinna põrandale. Nii, Mihkel, aga järgmine lõik tuleb juba siis, kui sa hakkad soojendust tegema. Nii et siit poolt sissejuhatus on tehtud. Oleme jõudnud siis soojendussaali. Mihkel on endale kollase liidrisärgi kohaselt selga pannud. Ma tea, kas sa teadsid, Mihkel, ma ei ole ennem siin nii ereda särgiga näinud. Kas sa täna spetsiaalselt teadsid, et sa oled täna nagu fookuses ja siis... võiks vähe kirkamat selgema. See oli esimene, mille ma kätte sain kapist. No väga hea valik. Sobib ilusti selle suvise ilmaga. Sõbrad, nagu näete, näevad muigel, nad on ootel, nad on põnevil. Ma luban, et sõbrad pettuma ei pea. Sõpradel on ka täpne funktsioon juba ette rutavad, ma ütlen. Kaasa elada, ergutada Mihkelt. Ja mul on tegelikult vaja natuke isegi raskuste vahet abi, sest luban, et asi saab olema selline intensiivne, kus meil on siis vaja sõprade abi, kes siis vahepeal kettaid peale panevad ja kettaid maha võtavad. Nii et kuna ma ühe käega ise filmin ka, siis on mul lihtsalt teie abi. Meil on Ustavad Jüngrid. Ustavad Jüngrid, ma tänan teid ette abivalminduse eest. See song ei kannata. Selle all ma song võib kannatada. Tänase ürituse nimel, aga ohverdab meile. Nii, aga Mihkel, sa ütlesid, et sa ei ole pikka aega trennis käinud. Mis siis vahepeal juhtus? Sa olid haige vahepeal? Ma olin haige ja siis... Kas ettevalmistused nüüd suureks sündmuseks võtsid oma või? Võtsid natukene võtsid tõesti. Aga ma arvan, et füüsiline vorm ikkagi nii palju on, et ma saan ikka peale keerata ka vinti. Natuke ikka. Okei, vaatame, kuidas asi läheb. Vaata, lehast on nii pahanud, et kannatavad natuke esimese korra ära. No väga hea. See on ise näha, selles mõttes... Nii, Mihkel, ole hea, istu siia maha, ma selgitasin Mihklile juba ära. Nii, vahepeal ära Ahven on meiega liitunud, nagu näete. Sa võtsid taastusjoogiga kaasa, milline taastusjook läks sinna? See on Coats, see on mingi 1,5 eurot vähemalt. Coats on selline... Ma tegin ise füüsiliselt selle valtust ära. Seda tehakse tänapäeval veel. See on, mina isiklikult usun, et... See sisu läheb tema selle dressiga väga hästi kokku, seljas. See sisu on enam sama... Radu jätkuks, et ma soovitan ka ikkagi profid. No võtta, ei ole välistatud, et täna reede õhtut profid ka proovid ära. Mihkel, aga sina hakkad nüüd tööle. Mihklil on väga selge ülesanne. Raskuskaalupakil, see on soojendusülesanne ja 3 plokki on praegu seal peal, 10 kordust ära, siis sõber aitab selja tagant raskust vahetada ja me liigume kaalupaki 10 küll. Nii, rahulikult ja üks allapoole ja Mihkel jalad vahele ja jälle läheb lahti. Ja niimoodi pausi on nii palju, kui raskust vahetatakse, superseerid on nende asja nimi ja see on soojendus, ma nimetan seda soojenduseks. Ja niimoodi me liigume kaalupakis allapoole ja tuleme üles... Nii, rahu, tule korra lihtsalt lase. Ma olen lugemise spetsialist, ma võin lugeda ära muretsi. Ja niimoodi me liigume, praegu on 3. seeria hakkab siit pihta.
nii, ja tasakesi laseme rahulikult Mihkel. see ergutus ma arvan, lähme 8 peale nüüd üle, 8. 4, 5, pane, ei puhka. Samas ei kaota rõõmsamenisest 8. Väga hea. Nii. Mihkli soendus käib, nagu näete. Me oleme võtnud kordusi maha. See on soendus. Mihkel. Küll. Nii, ja hakkame minema üles ja tagasi. Ma vaatan, et raske on juba. Sõbrad, Mihkel. Võta maha nüüd üks üles poole ja läheb 7 uuesti. Tule üles poole tagasi. Väga hea. 7. Mihkel, 7. Asi nüüd läheb jälle kaalupakk, läheb kergemaks tagasi. Jalad, kuidas on Mihkel? Jalad on hoiumalt tühjad, siia on vaja veel pumpa, siia on vaja veel puhkuda. Nii, kergemaks, jalad vahelt ära ja 8. Natuke lati alt läbi, aga no 8 kordust Mihkel ja kergeks läheb juba. Magama ei tulnud. Mihkel tuli magama, vaata kus naudib seda värki, silmad on kinni. Nii, 5 oli ju. Mis toimub? 10-5. Nii, lust on vaadata, poistel. Ma ütlesin, ma garanteerin, show ma garanteerin. Nii, ja viimane sett Mihkel, ongi. Panid kergemaks, panid või? Panid, teeme viimase, nii palju kui tuleb nüüd. Nii palju kui tuleb. see jääb meelde, et vähemalt seda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No super, soendus on tehtud, hurraa, kuulge. Ma arvan, soendus oli juba siia tulekut väärselt. Mihkel, oli see su elu kõige intensiivsem soendus, mis sa pead tegema? Jah. Muusikud versus sportlased mängisid jalgpalli eelmine aasta liikumisaasta raames ja siis mina, kui ikkagi põhipaugu pidin, ma otsustasin tormaja olla ja siis tavaliselt on nii, et sa jooksed oma värava alt, jooksed positsiooniga. Oli 2 minuti kaupa 2 korda 10 minutit. No umbes nagu päris jalgpall. Siseruumides. Ja siis tuli minu vahetus, 4 minutit oli juba mängitud, kõik oli väga hästi, tegin kogemata nüüd ühe värava. Sa mõtlesid, et ma vormistan selle mängu ära ja tegin tohutu spurdi sinna oma positsioonile. Ja see oli viimane spurt selles mängus. Jalad olid täiesti lukus. Ilge makaron oli olnud. Nii et ma tean, mida see tuleb. No väga hea. Ma vaatan, kuidas tuleb. Proovime 10 võtta ja ma vaatan, kui ei tule, siis me teeme... Mis sa teed? Jalgi päris asi. See on teine harjutus. Kurat, ma ei ole saanud hakata oma programmi üldse süvendatult veel tegemagi. Pole alustanud. Pole alustanud treeniga. Mihkel päris juba. No hakkame tööle. Jutt maha, möla maha. Ja poisid, keegi loeb kõva häälega siis. Kui tunned, et takka lööb, siis hüüa kõva häälega. 2, 3, 4, 5, 6. Kurat, särk läheb märjaks või? Ketta hunnik on valmis pandud. 1 veel, 10, küll, 15 peale. Ma lasen selle, oota, üks hetk. Paneme kollas. Nii, ma panen üles poole. Nii, ja Mihkel, kui oled valmis, lähme 8. Ootan pintsaku maha. Ma panin üles poole, ma vaatasin jalad kipust lahti. Sulist näidiga kaasa. Endale või? Ma rendin. Väga hea. Kurat, nende jalgadega võid tantsida küll. 4, Niimoodi me teeme. 6, 7. Üks veel, 8, küll. Raskus peale 15 poisid sealt. Magama ei tulnud siin. Oota, haaras südamest. Kuradi mingi puhkelaager on siin. Kuule, aga mõtleme korraks äkki, et noh, et ega trenni tuleb teha. Nii, lähme 7 kordust.